Mati Unt. Mati Unt oli ja on meie esiekstsentrik. Tal oli vaja, et valgus langeks just õige nurga alt alla, et kõik näeksid, kui andekas ta on. Ehk sellepärast ta liikuski aegamisi kirjanduse juures teatrisse, kus on palju prožektoreid ja suitsu ja punast valgust ja kõlab tango. Kuigi arvatakse, et Unt solvus, kui tema viimast romaani Brecht ilmub öösel hästi vastu ei võetud ja seepärast tegi romaaniga lõpparve. 670-ndatel oli solvumine moes. Kõike võeti isiklikult ja isiklikest asjadest ka kirjutati. Ja siis tundsid prototüübid end ära ja solvusid omakorda. Siis võib-olla nii, et kui ütleme Shakespeare'i järgi, et kogu maailm on lava ja kõik inimesed on näitlejad, siis võiksime öelda nii, et teater näitab meile, teater kitsamas mõttes, näitab seda maailma teatrit, kuidas seal inimesed seal maailma laval käituvad. Aga kirjandus siis tegeleks pigem sellega, mis need maailma teatri näitlejad maailma laval mängimise ajal mõtlevad. Muidugi oli kohe algusest peale selge, et Unt on geenius. Ka kirjanduse õpetaja keskkoolis nägi seda ja ütles, kirjuta romaan. Ja Unt kirjutaski. Kirjutas kassidest, vampiiridest, tõestas, et isegi Mustamäes saab romaani kirjutada. Mati. Kõik teised näevad jälle piirakud kahanevad igaspärased, kes ei suuda armastada mitte kedagi. See pole tüdimus. Unt oli esimene sõjajärgne põlvkond. Tal polnud rindemälestusi. Vohasid uued suunad ja filosoofiad, loeti Jungi ja välja ilmus mängiv inimene. Undis oli koos palju ja kõike. Ta segas mängeldes eri ajastuid ja stiile. Samas oli ta väga meeleline, irooniline ja siiras. Jah, tähendab on küll raskusi süžeedega, sest praktiliselt on süžeed kõik maailmas olemas ja juba ära tehtud mitukümmend korda. Tähendab, minu arust on kirjaniku niisugune liigne edevus või auahnus püüda välja mõelda uut süžeed. Kui on klassikaline süžee, mis hästi töötab, siis minu arust võib seda julgelt töödelda, tähendab, tõstada rohkem tänapäeva ja muu arust on see isegi jõu kokkuhoid, sellepärast, et kaudsüžeed tõesti välja ei mõtle.